On uudiste eetriaeg ja stuudios Rohko Debelak. Balti riikide julgeolekuolukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil Kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riiki ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Petukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Välja joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad petukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid petukõne teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on petukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat petukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovita ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigieelarvepoliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigieelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigieelarve. Soome riigieelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigieelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigieelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeolekukava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist, märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kilogrammi lihatooteid, 14 kilogrammi kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kilogrammi. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kilogrammi muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asi, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile, jälitas küsitlejaid pargis enam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 kilomeetrit tunnis. Kuulsite uudiseid.